Mis on kvarts ja miks see on meie kellade süda? Tere inseneeriohuvilised! Kas olete kunagi mõelnud, kuidas nii väike ese nagu käekell suudab olla nii uskumatult täpne? Vastus peitub ühes materjalis, mida te võib-olla juba tunnete, kuid mille maagia seisneb selles sügavamates omadustes. Alates teie voodi kõrval olevast äratuskellast kuni telefoni stopperini, valdav enamus tänapäeva ajamõõte seadmetest sõltub väikesest kvartskristallist. Aga mis see kvarts siis on ja miks see nii eriline on? Et see on kellatäpsuse peamine põhjus. Oma olemuselt on kvarts mineraal, mis koosneb ränidioksiidist ehk SiO2. See on üks kõige levinumaid mineraale maakoores. Seda leidub erinevates vormides ja suurustes, alates rannaliivast kuni kaunite läbipaistvate kristallideni. Kvartsi ilu ei seisne ainult selle välimuses, vaid ka ühes põnevas elektromehaanilises omaduses, mida nimetatakse piesoelektriliseks efektiks, mis teeb sellest ideaalse materjali täpseks aja mõõtmiseks. Aga mis see piesoelektriline efekt siis ikkagi on ja kuidas võimaldab see looduslikul kinimil aega mõõta? Kujuta ette järgmist. Kui sa avaldad kvartskristallile mehaanilist survet, tekitab see väikese elektrilaengu. Ja vastupidine toimub samuti. Kui sa rakendad sellele elektripinget, deformeerub või pöördub kristall. See võime muuta mehaanilist energiat elektrienergiaks ja vastupidi ongi see, mida nimetatakse piesoelektriliseks efektiks. Selle efekti avastasid vennad Pierre ja Jacques Curie juba 1880 aastal. Ja see on paljude tänapäevaste seadmete, sealhulgas meie kellade saladus. Suur nipp seisneb selles, et kui kvartskristall lõigata ja poleerida väga kindlal viisil ning paigutada elektroonilisse vooluringi, see hakkab elektrivoolu saades võnkuma äärmiselt täpsel ja stabiilsel sagedusel. See on nagu väike pendel või metronoom, kuid võrreldamatu korrapärasusega, võnkudes miljoneid kordi sekundis. See sagedus on nii püsiv, et sellest saab ideaalne alus ajavahemike mõõtmiseks. Seda saatvat elektroonilist vooluringi on omakorda kujundatud nii, et see loer neid võnkeid ja iga kindla arvu võngete järel saadab impulsi kella mootorile, mis liigutab seierid või kuvab aega digitaalselt. See on pidev tsükkel, kus elektrienergia muudetakse mehaaniliseks vibratsiooniks. Ja seda vibratsiooni loendatakse hämmastava täpsusega. Aga miks just kvarts, mitte mõni muu materjal, valiti selleks nii delikaatseks ülesandeks? Ja mis on tema suurim eelis teiste elementide ees? Vastus peitub selles stabiilsuses. Kvartsil on loomulik resonantssagedus, mis on uskumatult vastupidav kõikumistele. See tähendab, et selle vibratsiooni sagedus ei muutu. Väikeste temperatuuri või rõhu kõikumiste korral püsib see stabiilsena, mis on täpsuse säilitamiseks ajas ülioluline. Lisaks on kvarts suhteliselt levinud ja seetõttu odav kaevandada ja töödelda, muutes kvartskellade tehnoloogia kõigile kättesaadavaks. Enne kvartsi olid mehaanilised kellad, keerukad kunstiteosed. Kuid need sõltusid vedrudest, hammasratastest ja päästemehhanismidest, mis kannatasid hõõrdumise, temperatuuri ja gravitatsiooni mõjude all, muutes need kalliks ja vähem täpseks. Kvartsi kasutuselevõtt muutis täpse aja mõõtmise kättesaadavaks kõigile. Aga kuidas on räniga? Mis seos on sellel elemendil kvartsi ja meie kellade tööga? Nagu ma juba selgitasin, on kvarts keemiliselt vaadates ränidioksiid. See tähendab, et räni on kvartskristalli põhikomponent. Siiski ulatub räniseos kelladega kaugemale sellest, et ta on vaid kvartsi alus. Puhas räni on kaasaegse elektroonika alustala. See on peamine materjal, mida kasutatakse transistoride ja mikroskeemide valmistamisel, mis on praktiliselt kõigi seadmete digitaalsed ajud. Kaasaegses kvartskellas tekitab sageduse kvartskristall. Kuid just räni baasil integraallülitused võimendavad seda vibratsiooni, loevad impulsse ja muudavad need kas digitaalseks ekraaniks või liikumiseks, näiteks osutite jaoks.
Ehk siis kvarts on ajameister ja räni oma pooljuhi kujul on elektroonikainsener, kes tõlgendab ja juhib seda täpsust. Kvartskella leiutamine 1960. aastatel tähistas seda, mida hakati nimetama kvartsirevolutsiooniks. See uuendus muutis kellatööstust, muutes mehaanilised kellad, mis varem olid täpsuse kullastandard, luksus või kollektsioneeritavateks esemeteks. Kvartskellad olid ja on siiani täpsemad, vastupidavamad ja palju odavamad masstootmiseks. Kvartsitehnoloogia ei piirdunud ainult käe- ja seinakelladega. Selle stabiilsus ja täpsus osutusid hindamatuks paljudes teistes rakendustes, näiteks arvutites sisemiste protsesside sünkroonimiseks, telekommunikatsiooniseadmetes signaalide selguse tagamiseks ja isegi teadus- ja navigatsiooniseadmetes, mis nõuavad äärmiselt täpseid ajamõõtmisi. Seega, järgmine kord, kui sa vaatad digitaal- või analoogkella, pea meeles, et selle sihverplaadi või ekraani taga võib olla väike ja tagasihoidlik kvartsikristall. Kannatlikult miljoneid kordi sekundis vibreerides määrab see sinu päevarütmi täpsusega, mille inseneriteadus ja teadus koos looduse omadustega on võimalikuks teinud. See on tõestus sellest, kuidas ühe materjali omadused koos inimintelligentsiga võivad avaldada tohutut mõju meie elule. Kui oled siiani vaadanud ja video meeldis, siis telli kanal. Kui sa pole veel kanalit tellinud, pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil sellist sisu platvormil edasi toota ja olla meie videotes ära märgitud. Ja kui oled uudishimulik meie kanalis soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või lingi video kirjelduses. Et saada ligipääs erinevatele võimalustele ja arendada mitmeid oskusi, mis koos elukogemusega on väga väärtuslikud. Kas sa juba teadsid kvartsi olulisusest kellades ja milline on selle roll kellas? Kirjuta kommentaaridesse, ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik insenerihuvilised. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.